Tere ilusat esmaspäeva! Täna olen ma sulle teemaks valinud taaskord raha. Ja täna selles võtmes, et mis on need takistused, 4 niisugust suuremat plokki, mis siis võiksid hoida sinu raha kinni ja ei lase rohkemal tulla. Ja. Loomulikult on raha seotud meie inimeste endiga ja need plokid on tegelikult meie enda sees ja täna ma siis kajastan või mõtestan lahti 4 plokki, mis siis võivad ette tulla, mis võivad raha nii-öelda siis kinni hoida, eks. Number 1. Tõenäoliselt võib-olla ei tee sa õiget asja. Mis tähendab õiget asja? See tähendab sisuliselt seda, et see, mille läbi sa raha lood, see ei inspireeri sind enam, ei tekita sinul endal elevust. See ei ole asi, mida sa tahaksid minna ja teha, eks. Ja see võib olla algusest peale niimoodi, et sa oled kasvanud üles keskkonnas, kus tööd peab tegema, kus töö on midagi, mis ongi või raha loomine ongi midagi selline nii-öelda elu selline pool, kus see on ja seda peab taluma, on ju. See on mõtteviisi küsimus, see on keskkond, kus me kasvame, on ju. See on jumala okei, sest väga paljud inimesed on sellise nii-öelda mõtteviisiga üles kasvanud, aga nagu mõtteviisi kohta öeldakse, on ju, et see ei ole sinu süü, et sa selles keskkonnas sündisid või kasvasid, aga edasine on juba siis sinu süü, on ju, nii-öelda. Ei süüdista kedagi, aga teadmiseks, et vastutus on meil endal, jah. Ja vahel on niimoodi, et me teeme justkui õiget asja, aga me väsime sellest. Ja minu enda näitel siin viimase aja, jah, sellest ma räägin siin tulevikus veel, sest see on hästi sügav teema tegelikult, aga minu enda näitel ma olen siin varsti 9 aastat teinud coaching ut ja asju, paar kuud on sellest veel puudu, et saab 9 ja ma olin nii sees need koolitusi veel ennem seda ju turundus- ja klienditeekonna teemal ja nii edasi, et koolitusvaldkonnas ma olen olnud väga-väga pikalt ja ma nautisin seda ja mulle meeldis seda teha ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja ühel hetkel ma tundsin, et see hakkab mind väsitama. Et ma tahaks midagi muud. Ja siin ei ole mitte küsimus selles, et mida ma tahan saavutada läbi selle konkreetse tegevuse või mille eest ma seisan, näiteks missioon minu sees on endiselt sama, need inimesed, kellega ma tahan tööd teha, on endiselt sama, lihtsalt see viis, vot sellest ma hakkasin ära väsima. Ja mis juhtus, peegelduski nii-öelda rahas ja millest see tuleb, ongi see, et su enda energia jääb kuskil kinni, on ju. Ja nüüd ongi ma ütleks, et siin 2 varianti, et kas sa oled eluaeg olnud selles, et peab, on ju, see on raha loomine, ehk siis me võrdsustame seda tööga, see ei ole alati nii, aga me võrdsustame seda suures hulgas tööga, ehk siis me pakume mingeid teadmisi, oskusi ja lähme tööle, on ju, täpselt samamoodi ettevõtluses. Me pakume ju väärtust, on ju, aga see viis, kuidas me midagi teeme või mida me üldse teeme, mis eesmärgil me teeme, enam ei kanna meid. Mina olen varasemalt sellega täpselt sama kokku puutunud ja see, et ma väsin ära või mul hakkab igav, just nimelt minul väljendub see igavusega, on see sellepärast, et elu lükkab sind edasi arengusse ja midagi ei kesta kunagi igavesti, on ju. Et tihtipeale niimoodi, et kui sa, nüüd on asjad paigas, nüüd saab edasi panna, on ju, siis tuleb nagu elu sihuke pesumasina trumblist läbi käiv olekutunne, et siis ja asjad jooksevadki kinni, aga see ongi see, et kuskil hakkasid sina siis sisemiselt ja see on arengukoht, on ju, et see on täiesti normaalne. Vot nii, et see on siis, ehk siis sa teed nii-öelda valet asja ja mõtle nüüd enda jaoks just selles kontekstis, et kas see, mille läbi ma raha loon, kas see tegelikult ka meeldib mulle, kas see tegelikult tekitab mulle tunde, et päev möödub nii kiiresti, mul on nii põnev, kuidas ma saaksin seda paremaks teha, kuidas ma saaksin veel anda sellised nagu kutsuvad tunded sellega seoses, mida sa siis teed või pakud, on ju. Et see, et sa ise nii-öelda thrive'id kogu selle protsessi käigus on ülioluline. See tähendab seda, et sinu energia on avatud, sa oled valmis rohkem vastu võtma, on ju. Et see on üks oluline koht, et sa ise naudid seda,
mida sa siis parasjagu teed. Ja kui sa oled ettevõtja ja sul on seal erinevad ülesanded, siis ettevõtlus ei pruugi tähenda seda alati, et sa oled vales ettevõttes või et sa teed valet ettevõtet. Vaata, siin ongi see, et mille eest mu ettevõte seisab, miks mu ettevõte eksisteerib, on ju. Kui see kunagi oli, mina alustasin ka ettevõtlusteekonda täiesti selle pealt, mida ma olin õppinud ja mida ma olin praktiliselt töökogemuse pealt saanud. Ma teadsin, et ma tahan olla ettevõtja, on ju, aga ma ei teadnud otseselt, mul ei olnud mingit ulmelist ideid, ma katsetasin erinevaid asju. Aga ma läksin selle järgi, et ma tahan olla ettevõtja ja mis ma siis teen, on ju. Algus oli turismivaldkond, sest ma olin seda õppinud ja praktilist töökogemust saanud, on ju, siis mul hakkas igav. Teine järgmine samm oli mul turundus, sest sealt hakkas kasvama minusse psühholoogia, on ju. Kuni otseselt turundus kui selline ka mind enam selles mõttes, selle tegemise mõttes, ülesehitamise mõttes, tehnilises mõttes enam ei huvitanud, küll aga see psühholoogia seal, on ju. Ja sealt hakkas kasvama siis see raha mõtteviis ja ettevõtja mõtteviis ja kõik see, et ja jumala eest, miks me siis ei tee asja, mida me naudime, on ju. Aga siin on muidugi see, et sa julged minna selle järgi, on ju. Ja kust tuleb koht, kus me jookseme tihti kokku, on see, et just nimelt, jah, ma tean küll, et see ei ole see asi, mis tegelikult mind paelub, aga hirm, äkki mul kaob sissetulek ära, kuidas ma ellu jään, on ju. Ja samas me kuskilt, kui sa oled teadlikum enda asjast, on ju, mida sa siis päriselt teha tahad, siis me ei julge sinna minna, sest me kardame kaotada. See, mis toob meile nii-öelda siis ellujäämiseks, oletame raha sisse, on ju, või elustiiliks, siis me ei julge minna sinna uude, sest äkki see siin kaob ära ja seda me ju ei tea, kas ta tuleb tulemuse või ei tule, on ju. Aga siin, vot see on see ülemineku koht, kus ega elu sind kaua siin ei hoia, sest siin läheb aina raskemaks. Ja siin hakkab tervisele ja nii edasi, sest elul on viis sind lükata nagu kasvule, arengule, et ei ole niisugust asja, et ma olen siin ja siin seisab, on ju, vaid sa kas lähed või sa ka see jääb kogu aeg väiksemaks. Et mõned teist võib-olla on seda kogenud ja tundnud, on ju. Ja mis siis selles etapis teha? Mina olen rääkinud teile lugusid sellest, kuidas ma olen kunagi ka päevapealt või nii-öelda töölt ära tulnud selleks, et saada ettevõtjaks ilma teadmata, mis nüüd saab, on ju. Ja siis sain veel teada 2 nädalat hiljem, et olen esmakordselt lapseootel, aga ehk siis siin on see julgus, kui suurt riski sa julged võtta. Aga teine asi on ka see, et sa ei pea alati tegema nii suuri samme. Ja mida siis soovitada on see, et hoia omal see ellujäämise nii-öelda sissetulek. Vot siin hakkabki, palgatööl on seda võib-olla natuke raskem teha, sellepärast, et sa oled lubanud tegelikult oma aja, on ju. Sa ei tee tulemust, sa ei tee nii-öelda projektipõhiselt, vaid sa oled lubanud oma aja. Kui me räägime ettevõttest, on ju, sa tunned tõesti, et see ettevõte vist ikkagi mind ei kanna, mul on hoopis, vaata, siin on missiooni teema, on ju, miks mu ettevõte eksisteerib, kas ma tahan, kas ma seisan nüüd tegelikult hoopis mingi muu asja eest, eks? Või ma tahan samas ettevõttes, nii-öelda, mis on mulle leiba toonud, aga ma tahan tooteid ümber kujundada ja nii edasi. Et praegu on väga palju selliseid arenguid, kus on vaja nii-öelda ümber kujundada, sellepärast, et maailm on suurtes muutustes, on ju, tehnoloogia areng, majanduslikud seisud, kõik mõjutab seda olukorda. Ja nüüd ma räägin siin juba 9 minutit ühest etapist. Ja vot sellest me saame rääkida veel. Aga lühidalt, ehk siis tee omale ajaakent, jaga oma tööpäev 2, pool aega läheb siia, et elus hoida seda, mis sind elus hoiab, on ju, ja nüüd pool aega, et sa saaksid oma energiat liikuma ja tee seda, mis sind inspireerib ja seal on vihjeks uudishimu, on ju. Et kui sa veel ei tea, mis on sinu, siis vaata, kuhu läheb su uudishimu, mis sulle põnevust tekitab, mida sa tahaks uurida, mille kohta rohkem teada saada ja nii edasi. Ja seal tuleb mängu usk ja usaldus. Niisiis, number 2, mis võib su raha kinni hoida. Kas sa usud sellesse, mida sa teed? Või ei usu? Kas sa usud, et sellest võiks saada asja, mida sa teed sellisel tasemel, millist raha sa siis tahad saada, on ju? Või ei usu?
ja see tegelikult ei puuduta üldse konkreetset väärtust või toodet või teenust, mida see pakub. See puudutab konkreetselt sinu enda usku iseendasse, eks. Ja miks? Sellepärast, et sa võid otsida ükskõik mis valdkonna. Meil on juba edukad inimesed selles valdkonnas olemas. Küsimus, mida sa saad endalt küsida, kuidas tema sai, mis minul puudu on, on ju? Et mis on minul siis nüüd, et mina ei saa, on ju? Ja kui sa oled see tüüp, kes on pigem kriitilisem, siis oot, stopp. Kui tema sai, ta on täpselt samasugune inimene nagu mina. Mida ma pean muutma endas, et ma saaksin ka, on ju? Et siin on need usu küsimused, eks. Nii, number 2 oli see. Number 3. Number 3. Sinu identiteet ei võta järgmist taset vastu. Ehk siis identiteet, ehk siis sinu minapilt, on ju, milline peab olema see inimene, kes on sellisel tasemel, jõukuse tasemel nii-öelda, ja milline olen siis mina, on ju. Ehk siis mida mina usun iseenda kohta. Ja siin on tihti ka nii-öelda siis konfliktsed mõtted, ehk siis meie aju ütleb meile, et mul ei ole midagi viga, on ju, aga ometigi me ei võta vastu. Ja siin tuleb juba detailsemalt, siin on väga raske, siin on väga individuaalsed mõttemustrid, on ju. Ma räägin teile näite, olen seda varem ka toonud, mida tähendab identiteet. Identiteet tähendab seda, et mina kasvasin vaimus, kus ma pean olema väga edukas, ma pean olema iseseisev naine, on ju, ühest küljest, aga teisest küljest näidati mulle kodus lapsepõlve siis keskkonnas, et edukaid naisi ei väärtustata, ei austata, neid ei armastata, eks. Ja siis ongi niimoodi, et sa lähed, aga mingis etapis, kui sa muutud liiga edukaks sinu alateadlike mustrite järgi, sa tõmbad ennast tagasi, on ju. Ja siis sa oledki seal kuskil keskel, on ju. Et see on identiteet, on ju. Ja mis siis juhtub, kui ma lähen siit natuke üle, vot need on need individuaalsed asjad juba, mis on sinu süsteemis, mille eest sinu alateadvus tegelikult kaitseb, on ju, mis sinuga potentsiaalselt võib juhtuda. Ja ehk siis küsimus ei ole selles, mida ma teen valesti, vaid sinu küsimus antud juhul on selles, mille eest minu süsteem mind kaitseb. Eks, identiteet siis, jah. Ja 4. punkt. 4. punkt on see, et on olemas selline seadus nagu law of incubation. Mis see tähendab? Jah, sellised seadused. See tähendab seda, et kui sa külvad seemne mulda, siis ta ei hakka kohe tulema. Ta vajab aega, ta vajab idanemise aega, on ju. Kui sa paned tomatiseemne mulda kasvuhoonesse kasvama, on ju, siis sa ei käi iga päev vaatamas. Tuled juba või? Ei tule või? Okei, ma tulen homme jälle. Aga nüüd tuled juba või? Tõstad seda mulla tuti pealt ära, on ju. Ta ei saa kasvada. Sa ei lase tal kasvada, on ju. Et anna talle aega. Kui sinu jaoks on uus asi, ma ei räägi aastate pikkusest ajast, on ju, et kui sinu jaoks on uus asi, tee ta valmis, katseta, jah, siin on see prototüüpimise teema, on ju, et sa saad võimalikult ruttu selle esimese toote-teenuse variandi valmis, et sa saad katsetada nii-öelda, kas on ostjaid, huvilisi ja nii edasi, on ju. Aga selleks, et ta hakkaks tootma sulle nii-öelda seda tulemust, mida sa võib-olla tahad, on ju. Siis on kõik need eelnevad, mis ma just siin rääkisin. Ja samas, et sa annad talle aega kasvamiseks, aga aeg kasvamiseks ei tähenda seda, et sa lihtsalt istud ja ootad, on ju. Vaid siin on ülioluline, et sa tegeled ikkagi teadlikkuse tõstmisega ehk siis turundusega. Ma räägin otseselt marketing. Ja marketing alati ei tähenda seda, et ma lihtsalt tulen pilti ja olen, vaid see tähendab väga selgelt, kelle jaoks see toode või teenus on ju. Mitte, kas see on naised või mehed, mitte üldine, vaid sa pead teadma selle sihtgrupi hingeelu sisuliselt kõike, mille pärast ta muretseb, mis tema mõtted on, mida ta ihaldab ja nii edasi, et sa pead lõpuni välja tundma. Täna on olemas imelised tööriistad, kuidas oma sihtgrupi kohta väga põhjalikku infot kätte saada.
ja jõuda selle inimeseni õigete sõnumitega, on ju, ehk siis marketing või turundus, esmatasemi awareness building ehk siis teadlikkuse tõstmine on väga selgelt sellise sõnumi väljaandmine, et see inimene, siis sinu sihtgrupp märkaks, aga kui sul on väga lai nii-öelda teadmine mul on kõigile, on ju, siis su sõnum ei puuduta seda inimest, on ju. Ja siin need kõik, kes mul on ideaalne klient ja nii edasi, see ei tule väljastpoolt kuskilt, kõik need vastused on sinu sees. Ehk siis, miks mu ettevõte eksisteerib, keda ma tahan aidata, ehk siis sihtgrupp ja nii edasi. Kõik see on sinu looming, äri on kunst, äri on sinu looming ja mida rohkem sa seda teed, seda rohkem sa inspireeritud oled ja usaldad endas seda ja kui sinul on siin segadused, on ju, mis on su missioon näiteks, mis on need tegevused, kui sa oled seal punktis 1, on ju, et noh, ma ei tea, päris see nagu vist enam ei ole, inspireeritud ei ole, siis ma võtan nüüd omale paar 1-1 coachingut, ühekordsed sessioonid, ma üldiselt seda ei paku, aga kui sina oled natuke segaduses ja vajaksid nagu selgust ja ka seda, et kuidas ma siis saan ikkagi teada, kes on mu sihtgrupp ja nii edasi, et selliseid nii-öelda ärialaseid teadmisi rohkem, siis mentorprogrammi ma praegu ei planeeri, aga kui on vaja ühekordset sessiooni, siis seda ma praegu pakun, nii et kirjuta mulle liina@vetik.com ja vaatame, et aga need on ka üksikud, sellepärast et ka minul on midagi uut varsti tulemas, millest ma teile peagi räägin, see on väga põnev ja minu aeg suuresti läheb ka sinna, nii et põnevad ajad igal juhul minu elus ja kogu maailmas tegelikult, mis toimumas on, et tuleb ajaga kaasas käia, jah. Aga ma soovin sulle vägevat alanud nädalat ja kohtume sinuga juba uuel nädalal ja paneme siis need rahad jälle voolama, on ju. Tšau, tšau.